About Japan? Yes. They're beautiful country. Mida te teate Chopinist? Kui teate? See on mingi see helilooja. Chopin oli helilooja ja mängis klaverit. Kirjutas ka muusikat ise. Vist Austria. Frédéric Chopin. Viiul. Äkki? Chopinist, siis mina ei tea mitte midagi Chopinist. Eks ta, mis ta oli? Muusikhelilooja või? Võib-olla õige tee. Jah. Täiesti. Kus riigist oli pärit seda teate öelda? Kas ma võin pakkuda, ega ma tegelikult ei tea. No, ma pakun Prantsusmaa. Okei. Ta tegelikult see on õige, ta elas seal oma elu lõpuaastaselt, sündis Poolas. Et jah, ja siis suri Prantsusmaal. No, about Japan. Oh, not so much, I think. But what do you know? Anything? What I know? I know where it is and Not Japan, but Chopin. Chopin. Yes, Chopin, yes. Oh, a lot. Okay, then it's good. Shopping is my first hobby. No, but it's one of my hobbies to shop. Okay, and what do you know about him? What I know, shopping is expensive. You need a lot of money to shop. Okay. Shop? Shopping, yes, but Chopin, the pianist, the composer. Oh, the composer for Chopin. Yes, from Poland. Chopin. Sorry, Frédéric Chopin. Yes. Okay, Frédéric Chopin. It's a composer. Too. Yes. Maybe from France. I don't know. He lived there. Yes. Yeah. He lived there in the end of his life. Yes. But anything else? Where is he born or who is he? A composer. Well. Or what instrument he played? Yeah. Or A piano, I think. Yes. Et mida te teate Chopinist? Chopin, ma ei tea, vist elas vist 1810 kuni 1849 vist. Ja veel. Kirjutanud palju klaverimuusikat. Kammermuusikast on ta tšellole väga palju kirjutanud, tal on briljantne polonees, tšellosonaat, tal on veel mingi lugu tšellole, klaveritrio on, põhiliselt ikka klaverimuusikat, klaverililooja. Ja kust ta pärit on? Poolast. Ja kust ta suri, teate seda? Ma arvan, et Pariisis, ega ma täpselt seda ei tea. Chopin sündis 1800 midagi Poolas. Ta oli klaveri ja muude pillide helilooja. Ta kirjutas poloneese, kontserte ja palju muud suurt muusikat. Mida te teate Frédéric Chopinist? Kui teate? Kui ma tean. Helilooja. On midagi veel? Kus pärit, mida mängis? Mõnda lugu või? Chopinil on valsid äkki tuttavad. Ma tean, nüüd on helilooja. Ta peaks olema poolakas vist. Helilooja, võt. Oi, kõike häid asju teame. Ma olen nimelt ise pianist. Palun, tehke meile see teeme ja rääkida. Vaadake, siin on need keerulised lood üleval. Tema on rahvuslik helilooja, Poola rahvuslik helilooja. Te teate, kus tema süda on? Ja Poolas. Ja Poolas. Ja kus ta suri? Prantsusmaal. Miks? Sellepärast, et tal oli Poola rahvuslane, kes selle tsaari režiimi vastu võitles ja ta oli sunnitud põgenema. Ja enamik tema heliteoseid ongi nimelt vabadusvõitluse teema. Alates sellest metsikust revolutsioonist etüüdist kuni lõpetades mazurkad. Mida teate Frédéric Chopinist? Oota, las ma mõtlen. Chopin. Kus ma helin? Ta oli ka mingi naljakas, ta nüüd... Poolakas ta vist ei olnud. Mõtle, mingi naljaka maa helilooja oli. Ja kus ta äkki suri? Väga pika ninaga oli. Sellepärast, et tema üks sonaat oli selline, et mida keegi teine ei suutnud mängida, see oli see, et üks noot oli üleval, teine noot oli all ja kolmas võeti ninaga keskel. Koolitöö jaoks. Millise koolitöö? Ma ei käi koolis. Meie käime. Me ei pea teid filmima, me võime filmida maapinda ja lihtsalt heli peale võtta.
me tahaksime teada, kas te teate midagi Frédéric Chopinist. Chopinist on Poola helilooja. õige. Veel äkki midagi? Ja teate ka, kus ta äkki mis pilli mängis? Pilli ma ei tea öelda, aga... Mida lugu? Chopin. Tule kohe nii järsku meelde. Kus ta elas või? No see pole see igal juhul tema, ma tean seda, et tema nimeline oli kunagi Eestis üks suur paaslaev kala. Paaslaev Chopin. Isegi selle peale olnud tööl ja selle laeva. Klassikalise muusika tegelikult. Midagi veel. Et kes ta oli või mis pilli mängis? Klaverikord. Jah. Õige. Aga kus ta elas või? Saksamaal äkki või? Esines seal palju. Ei tea. Äkki prantslane. Midagi. No räägi, mida sa tead? Mina tean Chopinist seda, et emme mängis sealt ühte mingit asja. Etüüdi mängis. Mis see tüüd see oli? Frédéric Chopin. Jah, Frédéric ikka. Mis see tüüd see oli? No ma ei mäleta, mida sa mäletad. Revolutsiooniline. Revolutsioonilist mängis ju see ju. See teine poiss. Jah, see üks poiss mängis revolutsioonilist. Ja mis maalt ta pärit oli? ta on Poolast pärit ja on väga kuulus klaveri helilooja. Ja ise oli väga kuulus pianist ka oma eluajal. Ja kus ta suri? Vaat see on nüüd hea küsimus, seda ma ei mäleta vaatades, kus ta suri. Et kus ta põgenes sinna sõja? Ta põgenes jah Poolast ära, aga kus ta läks? Issand, võt seda, vaata kui sa nüüd küsid, seda ma tõesti ei mäleta. Eiffeli torni juurde. Kõrriselt ka või? Jaa. Prantsusmaale, jaa. Aga meil on jah väga vahvad need klaveriteosed on ja väga keerulised. Ja väga romantilised. Vaatan helilooja oli. Ja näiteks kus ta sündis, mis maal elas, mis sajandil? No eelmisel sajandil. 19, jah, õige. Ja nüüd on juba uus sajand, siis ikka vast veel ei. Jah. He has made some music. Yes. Teate Frédéric Chopinist? Frédéric Chopinist? Jah. Ta on... Ega ma väga ei tea, mina olen veel keskajast. Aga muidu... Ta oli vist helilooja pianist ja elas Prantsusmaal natuke ja... Õige. Mängis klaverit ja... Sa plekki ära, ega see sinu purunenud suhet ikka... Minu jaoks on ta ikkagi kuidagi poodi selle eelkõige selle romantilise muusiku koondkuju selles mõttes nagu kui sa oled ebanormaalses olukorras, siis sa ei saagi muud moodi reageerida. Mingil moel nagu mingi laeva hukku pääsemine loomulikult. Nagu selle kunstniku tüübi koondkuju